Aga ükskord algab aega, kus kõik piirud kahel otsal lausa löövad lõkendama. Lausa tuleleiki lõikab, käe kalju kammitsasta, küll siis Kalevi jõuab koju oma lastel õnne tooma, Eesti põlve uueks looma. Need on 8 rida, mis enamus eestlastel on peas ja see on see, mis meil kultuuris kannab. Aga mida tegi Kalevipoeg? Mida on teinud Kalevipoeg sellest ajast alates, kui ta lubas tagasi olla? Ehk siis lõi enda rusika kalju sisse ega pääse liikuma. Nüüd, kui vaadata viimase aasta prognoose, siis need on kõik tegelikult olnud Kalevipojast. 24. aasta kevadel rääkisime majanduskasvu ootamisest ja kodu ootamisest, aga tegelikult on see midagi muud kui Kalevipoja tagasi ootamine. Kui me rääkisime sellest, et seltsimehed unetud kiirustage, see on midagi muud kui Kalevipoeg, kes rassis mööda maailma ringi ja hästi aru ei saanud, mida ja miks ta tegi. Kui me jõudsime eelmise aasta kevadesse ja sürrealismi, siis ega seegi muud polnud kui Kalevipoeg, kes oma mõõka proovis sõnuda teisi ennast kaitsma, aga selle asemel mõõk pöördus kogemata tema vastu, sellepärast et sõnastus läks sassi ja ei tulnud välja nii, nagu planeeritud oli. Ja eks meilgi siin sõnastused Eestis aeg-ajalt sassi minemas. Ja eelmisel sügisel jõudsime välja romantismi ja vananenud rahvatarkusesse. Ja eks see Kalevipoeg nüüd seesama olegi. Tere päevast, mina olen Õnne Uusküla esitlemas Luminori majandusprognoosi. Kätte on jõudnud 26. aasta kevad ja vaatame, mis siis sellel aastal ja mis järgnevatel aastatel ees ootamas on. Kui vaadata maailma, siis seal on ikkagi palju toimumas ja jätkuvalt palju toimumas. Iga päev toob uudiseid, iga päev toob jälle küsimärke, et mis meist saab. Aga maailmamajandus kasvab stabiilselt. Rahvusvaheline Valuutafond prognoosib 3,3% majanduskasvu täpselt samamoodi, nagu on olnud eelnevatel aastatel. Geopoliitiline ebastabiilsus jätkub, Lähis-Ida konflikt kindlasti paneb siin palju küsimärke üles, naftahinnad on üles läinud, aga me ei tea, mis edasi saab. Nad jäävad üles, ei jää üles, kui palju see maailmamajandust praegu mõjutab, see kõik on ebaselge. Küll aga me teame, et AI kulutused on kõrged, AI investeeringud on kõrged, tehnoloogiasektor üleüldiselt on jätkuvalt kasvamas ja ka kaitsekulutused on päris aktiivselt tõusuteel, nii et sellist toetust majandusele on päris palju, et kui ühe käega võetakse, siis teise käega tegelikult antakse asemele ja kokkuvõttes see pilt maailmas ei ole üldse mitte halb. Vaadata toiduhinda, siis maailmas on see enam-vähem samal tasemel, mis ta oli aasta tagasi. Muutused on toimunud, piim, mis on meie jaoks oluline, on selle aja jooksul odavamaks läinud ja eks see on ka meie põllumehi siin kimbutanud eelnevate kuude jooksul, kus olukord ei ole enam nii hea, kui ta oli veel aasta aega tagasi. Hiina on kasvamas vähem ja vähem. Probleem on nende sisenõudluses. Nad ise ei ole tarbimas. Küll aga nad tahavad kasvada. Ja see ainukene viis kasvada on niimoodi, et nad ekspordivad rohkem. Nad ei osta sisse kaupa, aga nad viivad välja. Ja kuidas rohkem eksportida, lasta hinda alla. Nii et tähendab seda, et me saame Hiinast järjest odavamalt asju osta. Sest Hiina on veendunud selles, et nende majandus peab kasvama ja nad hoolivad rohkem majanduskasvust kui sellest, kas inimestel, Hiina inimestel on majanduslikus mõttes hea olla. Saksamaal on see vastu käimas sisuliselt deindustrialiseerumine, sellepärast, et kui Saksamaa veel mõned aastad tagasi oli märksa suurem autode tootja ja autode eksportija, siis Hiina on nüüd ületanud Saksamaa. Ja kui vanasti Saksamaa tootis investeerimiskaupu, tehase masinaid, millega siis tarbimiskaupu teha, mida me Hiinast ostsime, siis nüüd on hiinlased välja mõelnud ise, kuidas neid masinaid, mida sakslastelt enne osteti, ise teha. Ja kui sinna juurde panna kõrge energia hind Euroopas, erinevad rohepöördemeetmed, mis teevad tootmise kalliks, Saksamaal tuumaenergia kinnipanemine, ja samal ajal, kui Hiinas kõike saab vabalt teha, lisaks riik on väga aktiivselt toetamas Hiina tööstust, nii otseselt rahaliselt kui ka
andes erinevaid võimalusi, platvorme jagades erinevate ettevõtete vahel, luues neid rahvuslikke tšempione, millest Prantsusmaa on siin aastakümneid tõenäoliselt rääkinud, siis Saksamaa tööstus lihtsalt ei ole enam konkurentsis. Ja mis meid võib-olla tõenäoliselt kõige rohkem mõjutamas on intressimäärade osas ebakindlus. Aga pildi peal on Kalevipoeg, kes on lennukipardal ja maailma avastama minemas. Kui need intressimäärad siis Euroopas edasi liiguvad, me vaatame seda, mis inflatsioon oli, siis ta oli paras kindlasti. Varasem prognoos 1,6%, isegi alla inflatsiooni eesmärgi, viimati veel 1,9 Euroopa Keskpangal, aga sellel neljapäeval tuleb Euroopa Keskpank välja uue prognoosiga ja tõenäoliselt seal selle aasta inflatsioon saab juba üle 2 olema. Ja see on see faktor, mis on pannud rahaturud praegu liikuma. Sellepärast me näeme neid intressimäärasid väga närviliselt üles-alla käimas päevade kaupa ja iga vihje selle kohta, milliseks võib kujuneda nafta hind tulevikus, milliseks võib kujuneda Euroopa Keskpanga poliitika, mille kohta meil praegu ei ole informatsiooni, me saame võib-olla midagi teada neljapäeval, on kujunemas. Nii et stsenaariumid tegelikult on mõlemas suunas. On nii inflatsiooniline stsenaarium Euroopa jaoks, kui ka selline majanduslanguse ja natukene viletsa majanduse stsenaarium, kus Euroopa Keskpank on 2 halva valiku vahel. Aga kui nüüd vaadata, mis siin viimastel nädalatel on toimunud ja vaadata seda Euriboride muutust, siis näha seda, kuidas 3 kuu Euribor on 2 juurest jõudnud 2,15-ni, 6 kuu Euribor 2,15-lt 33-ni ja aastane Euribor lausa 2,55-ni välja. Keskpanga laenuintress ei ole muutunud. Ehk siis kui vaadata neid pikemaid intressimäära, siis ongi 2 varianti laual. Üks on see, et tegemist on riskikindlustamisega, isegi kui ei oodata põhimõtteliselt, et Euroopa Keskpank oleks tõstmas intressimäära, siis selleks, et olla päris kindel, et ma tean, milline mu rahavoog on, siis ollakse valmis maksma. Teine alternatiiv on see, et see tõenäosus, et intressimäära tõstetakse, on suur. Ja kui vaadata lihtsalt neid 6 ja 12 kuu Euribore ja mõelda seda, et mis intressiga praegu Euroopa Keskpangast laenu saab, siis selleks, et ratsionaliseerida selliseid intressimäärasid, nagu me näeme pikema perioodi jaoks, peaks 6 kuu jooksul toimuma 1 intressitõus ja 12 kuu jooksul lausa 2 intressitõusu. Küll aga neljapäeval siis kuuleme, kas Euroopa Keskpank tõstab inflatsiooni eesmärki, tõenäoliselt tõstab, aga kui palju, kuidas ta sellesse suhtub ja kas ta annab indikatsiooni selles osas, kas ta kavatseb midagi teha sellega või ei kavatse ja nii nagu eelmine kord lasti tegelikult energia hinnatõus inflatsioonist läbi ja alles pärast seda, kui hinnad olid kohanenud ja see energiainflatsioon läbi oli, hakkas Euroopa Keskpank intressimäärasid tõstma. Eesti on tahtnud alati Soome moodi olla ja majanduskasvu osas tegelikult me oleme Soome moodi juba päris mitmed aastad olnud. Ülejäänud partneritel on märksa paremini läinud. Rootsi kasvab päris kenasti, Läti-Leedu majandused kasvavad, rääkimata Poola majandusest. Aga Kalevipojas kasvas üks tamm, mis oli sillaks Eesti ja Soome vahel. Niivõrd suur oli see tamm. Eesti majandus võiks sel aastal tõusta 2% ja see on natukene selline optimistlik. See on selline Iraani stsenaarium, kus olukord rahuneb ja naftahinnad tulevad uuesti alla ja leitakse lahendust. Sealt ei tule migratsioonikriisi, sealt ei tule suuremat verevalamist pikema ajaperioodi jooksul niimoodi, et Hormuzi väin saab uuesti vabaks ja nafta saab maailmas liikuma. Euroopa jaoks ju ei ole see Lähis-Ida nafta nii oluline, aga küsimus ongi selles, et kas naftat on piisavalt maailmaturu jaoks. Ja on olemas tõesti stsenaarium, kus nafta hinnad uuesti normaliseeruvad. Küll aga vaadata 25. aastat, siis aastakas 4. kvartaliks oli 0,7%, mis just nagu on positiivne uudis, aga see tuli rohkem töötlevast tööstusest, kus oli mitte toodang kasvamas, vaid lisandväärtus kasvamas. See on pigem antud juhul rohkem raamatupidamislik muutus kui sisuline Eesti majanduse arengu näitaja. Ja teisalt elektri tootmine,
sellepärast, et me ühendasime ennast Venemaa võrgust lahti ja me pidime hakkama ise elektrisüsteemi stabiilsust hoidma, sageduse stabiilsust hoidma, mistõttu põlevkivi elekter sai kasumlikuks mitte just elektri tootmiseks, aga just selle stabiilsuse loomiseks. Tõstis Eesti majandust natukene, aga see ei olnud alus stabiilseks majanduskasvuks. Kvartali võrdluses, 4. kvartalis nägimegi sellepärast juba väikest langust. Aga kui me vaatame seda, kus Eesti majandus võiks olla, seda oranžikat joont, pruunikat joont, siis potentsiaali on väga palju. Me oleme päris head olnud ettekäände leidmises, nii et ka selle aasta majanduskasvu prognoosi on väga kiirelt allapoole toodud, öeldud, et küll me oleks kasvanud, kui ei oleks seda Iraani konflikti, aga tegelikult keerulised ajad loovad võimalusi kasvada, nii et ma arvan, et esimene mõte ei peaks olema Eestil see, et nüüd on aasta läbi ja me ei saa kasvada, vaid pigem leida need võimalused, kuidas kasvada. Nii et seda potentsiaali on üksjagu, aga see on meie endi luua. Nii et järgnevate aastate stsenaarium, järgnevate aastate kasv 27-28 sõltub väga palju sellest, mida meie siin Eestis teeme. Aga ka selle aasta puhul on väga oluline see, kui palju inimesed kulutavad lisaeurodes, mis nad teenivad. Sellepärast, et osa rahast saadakse 700 euro maksuvabastusest, eriti need, kes teenivad mediaanist rohkem. Kas see raha läheb poodi või ei lähe? Ja kas ta läheb Eesti kaupade ostmiseks või ei lähe? Kas seda kasutatakse laenu võimendamiseks, et võetakse liisinguid, need autod, mis on jäänud ostmata, ostetakse need ära ja ostetakse hoopis endale suurem korter. See on kõik küsimärgi all ja võib-olla selle aasta majanduskasv jooksvalt on viimase 4 aasta võib-olla kõige suurema ebakindlusega, sellepärast et me ei tea, mismoodi tarbijad käituvad. Samuti kaitsekulutused kasvavad märkimisväärselt, aga me ei tea, kui palju sellest jõutakse ära kulutada ja kui jõutakse ära kulutada, palju sellest jääb Eestisse ja kui palju välisoste tagatakse vastuostudega niimoodi, et ka kodumaist nõudlust kasvatada. Nii et see number 2 selle aasta kohta võib osutuda väga erinevaks nii halvas kui ka heas mõttes. Kalevipojas hindadest väga palju ei räägita, aga nii mõnigi tegu läks Kalevipojale päris kalliks maksma ja ega ta siuke suur rusikavend oli ja pärast kahetses seda, mis ta teinud oli. Hinnatõus Eestis on raugemas. Selle aasta inflatsiooni ootus on 3% kanti. Kui vaadata jooksvalt hinnatõusu viimase aasta jooksul, siis on ju jõudnud 3,1-ni. Võtta sealt käibemaksu tõus maha, siis ei olegi see hinnatõus võib-olla väga kõrge. Võib-olla isegi on nagu päris vähe ettevõtted omast initsiatiivist hindu tõstnud, nii et vaadates Läti-Leedu poole, kus hinnatõus võib-olla on samas suurusjärgus, saadki aru, et arvestades seda, et Eesti majandus ei ole kasvanud ja võttes maha maksutõusud, siis läheb see makromajanduslikult uuesti kokku. Ei ole nõudlust, inflatsioon väiksem. Aga kui me vaatame selle aasta hindu edasi, siis riskid on kindlasti kõik ülespoole. Et seda, et inflatsiooninumber palju väiksem tuleb, on pigem ebatõenäoline. Juba teades seda, et jaanuaris-veebruaris oli elekter kallis. Iga kuu 8% kallim elekter see kahekordne elektri hind tõstab hindu 8%. On väike osa Eesti majanduses elekter, aga siiski annab oma osa. Nüüd märtsis jõuavad hinnad kütuseturule välja ja sealt on meil tulemas hinnatõus. Aga kui vaadata sinna hinnatõusu sisse, siis seal me näeme toidu jätkuvat kallinemist, aga ka seal on näha inflatsioonitempo langust ja ka mõned hinnad on odavnemas. Ja kaupluses tasub järjest rohkem silmad lahti käia, sellepärast et minu isiklikud vaatused ütlevad seda, et võid on võimalik osta praegu samast poest 3-kordse hinna erinevusega, nii 5 kui 15 eurose kilo hinnaga. Nii et hinnad lähevad ka alla, ei ole niimoodi, et nad alati ülespoole lähevad. Ja teine osa, mis on oluliseks näiteks, on see, et riiete ja jalatsite hinnad on Eestis aastaga langenud ja täitsa märgatavalt langenud. Kalevipojal
tööpuudust ei olnud. Aga pildil on kujutatud teda töötuna tänapäevases mõttes. Ja kuna ta on tänapäevases võtmes, siis loomulikult ta on töötu ka inglise keeles. Küll aga Eestis tööpuudus 26. aastal veidi alaneb, aga sealt sõltub konkreetne number sellest, kuidas Ukraina sõjapõgenikud vastavad küsimustikele, sellepärast et eelmisel aastal nägime peaaegu 9% tööpuudust ja 6% lähedast tööpuudust samal ajal. Majanduses muutust ei olnud, mis oleks põhjustanud sellist langust tööpuuduses. Nii et see on pigem küsitluse tulemusel saadud tulemus. Ja eks see tõde seal kuskil kahe vahel on, aga pigem see number on meil hüplik. Eesti tööpuudus on euroala omast järkuvalt kõrgem, aga arvestades meie rahvastikku, arvestades seda, kui palju meil töökäsi vaja on, tegelikult peaks ta olema väiksem ja ajalooliselt on Eestis tööpuudus väiksem olnud. Nii et tööpuudus on jätkuvalt liiga kõrge. Aga teistpidi võttes seda, et Eesti ei kasva, on tööpuudus ikkagi madal. Et see ongi selline kontrastne ja vastuoluline pilt natukene. Kui me vaatame hõivatute hulka, siis see on tipu lähedal. Aga ta ei ole kasvamas. Seal on osaliselt kindlasti seotud inimesed, kes ei ole täiskoormusega tööl. Osad ei taha täiskoormusega töötada ja see on selline COVID-i järgne tööandjate paindlikkus, mis on kasvamas, sellepärast et töötaja palkamine ei tähenda enam füüsilise töökoha loomist sageli. Sa saadki kombineerida niimoodi, et selline töötaja palkamine on läinud lihtsamaks, sellepärast et sa ei pea oma kontoripinda sellest kasvatama. Aga teistpidi on ka ettevõtted, kus ei ole piisavalt inimestele tööd ja seetõttu inimesed on osakoormusega. Ja ei ole see mitte ainult töötlevas tööstuses või tööstuses laiemalt, aga on ka kontoritöötajad, on seda IT-sektoris, kus ei ole inimesed efektiivselt kasutatud. Aga täpselt samamoodi vaadates palgastatistikat tundub, et ka juristide seas ei ole juristid töötamas sama koormusega, sellepärast, et seal valdkonnas see keskmine palk ei ole kasvanud sellises tempos nagu enne ja pigem on tegemist töökoormuse muutusega, mida ei raporteerita, kui et palgakasvus me näeksime olulisi muutuseid. Kalevipoja isal oli 3 last, aga Kalevipojal lapsi ei olnud. Siin pildi peal on nüüd Kalevipoeg üks moodsa perekonnana, kus on 2 last, aga Eesti sündivus on langenud 3% võrra 3 aastaga. Meil sünnib 3% võrra vähem lapsi, mis tähendab seda, et poed, mis müüvad laste asju, on nõudlus 3% võrra langenud. Juba on lasteaiakohti üle. Varsti lahendatakse õpetajate probleem sellega, et ei ole lapsi. Aga see jõuab välja meie igapäevastesse tegevustesse märksa rohkem, kui me arvame, sellepärast, et inimesed vahetavad autosid siis, kui lapsed sünnivad ja ei ole põhjust enam autot vahetada. Ja inimesed vahetavad korterit suurema vastu siis, kui lapsed sünnivad. Ja taaskord ei ole põhjust enam ümber kolida. Nii et sellised just nagu demograafilised näitajad, mis liiguvad aeglaselt ja me tavaliselt ei pööra nendele majandustsükli vaates tähelepanu, on praegusel hetkel tegelikult saanud tähtsaks. Ja see on kujundamas meie tööturgu aktiivselt, aga mitte ainult tööturgu, vaid tegelikult tervet majandust ja sektorite kaupa on see mõju kohale jõudnud või kohe jõudmas. Palgakasv Eestis jätkub. Riik on tõstmas palku, osades ametites eriti palju, aga ka erasektor tegelikult jätkuvalt tõstab palka sellepärast, et kõik me ju teame, et ega ostujõud ei ole kiita olnud. Kalevipoeg, aga palgamaksja unustas tegelikult Soomes oma mõõga eest maksta. Esialgu ta ütles, et tulgu Sepp ise Eestisse järgi selle palgale, Sepp selle plaaniga ei olnud nõus, siis ütles, et Kalevipoeg saatku see kullakoorem Soome. Kalevipoeg tuli Eestisse, unustas tegelikult saata. Pärast hiljem tuletati see
tuletas üks olukord talle seda meelde ning ta saatis kullakoorma Soome poole teele. Aga on ebaselge, kuidas Kalevipoeg oma kulda teenis. Ja Eestis on võib-olla natukene ebaselge, et kus kohast see raha tuleb, mida Kalevipoeg muudkui kulutas. See reaalpalk eelmine aasta ju langes. Isegi kui see tumesinine joon näitab sellist väikest tõusu, siis üksikisiku tulumaksumäär oli see, mis vähendas inimeste ostujõudu. Nii et me oleme endiselt 21. aasta tasemel ja ma mäletan seda, kui 22. aastal sai prognoose tehtud öeldud, et eelmine kord, aasta 2008 võttis 5 aastat aega, et jõuda tagasi eelmise ostujõu tipuni, siis nüüd me oleme tegelikult täpselt sama koha peal, et aastal 26 keskmise palgateenija saab raha juurde, aga kui oled miinimumpalgateenija või märksa alla mediaani ja ei saa palgatõusu, siis sealt ostujõu kasvu väga palju ei tule, nii et ta jääbki 21. aasta tasemele väga lähedale ja see taastumine on võtnud palju kauem aega, kui paljud tahtsid tunnistada, aga paraku ajalooline võrdlus on siin väga paistlik. Tõsi, tol ajal tööpuudus oli kõrge, aga siis, kui palka said, siis ostujõud tegelikult ei olnudki niivõrd halb. Nii et sel aastal võiks veidi paremaks minna, esimesed rahad on üle kantud, aasta alguses on kulunud see elektri- ja küttearvetele, aga järgnevad kuud peaks võimaldama seda ka muu jaoks kasutada. Kinnisvaraturg eelmine aasta elavnes, laenuturg tegelikult elavnes, inimesed olid edasi lükanud oma ostuotsuseid ja hinnad võib-olla hakkasid veidi ülespoole liikuma. Ja Kalevipoeg tegelikult oli ka päris kinnisvara usku, nii et ta ehitas Olevipoega linna nii kuninga jaoks, enda jaoks, aga ka pakkuda rahva jaoks kindlust, nii et päris aktiivne töö käis seal raamatus ehitamisega ja teatavasti Kalevipoeg Peipsi taga käis päris mitu korda puidukormat toomas. Kinnisvara hinna indeksi ronimine on tõenäoliselt jätnud natukene vale pildi sellest, et meil hinnad on kiiresti jätkanud kasvamist viimaste aastate jooksul. Pigem on tegemist olnud kvaliteedi kasvuga, ostetakse paremas seisus kinnisvara ja ostetakse rohkem Tallinnas kinnisvara võrreldes maapiirkondadega. Nii et kui vaadata konkreetselt Lasnamäe korteri hinda või Kesklinna korteri hinda, siis see nii palju ei ole kasvanud, kui on kinnisvara hinna indeks. Aga teistpidi jälle, kui inimene mõtleb korteri ostmisele, siis see tõenäoliselt see korteri objekt on muutunud, nii et tõepoolest see summa, mis tuleb välja käia, on märksa suurem, kui on varem. Ja kinnisvara hind on sageli selline, kus ostja vaates on see liiga kallis. Nii ma mäletan ka aastal 18-19, kus paljud inimesed ütlesid, et nii kalli hinnaga nemad kindlasti kinnisvara ei osta. Aga ajalugu näitas, et nad eksisid. Nii et selles mõttes, kui on vaja kodu osta, siis spekuleerida sellega, et kinnisvara hinnad langevad või hakkavad kiiresti tõusma ja rohkem osta, see on alati ohtlik tegevus. Tuleb osta seda, mida jaksad ja seda, mille järgi on vajadus. Aga see kinnisvara ostujõu indeks, vaadates siis palga ja kinnisvara suhtarvu, jätkuvalt näitab seda, et ta võiks natukene parem olla ja veidi tõenäoliselt see 13% ajaloolisest või sest koroonaeelsest keskmisest arvestades ületähtsustab seda hinnatõusu, aga siia juurde tuleb ka intressitõus panna, nii et see ostujõud on võib-olla veidi viletsam, kui oli varem. Perspektiiv kinnisvara hinna tõusu osas on väiksem, kui oli varem. Aga seda, et kinnisvara ei jaksaks praegu osta, see ka päris ei vasta tõele. Küsimus on ebakindluses, küsimus on Euriborides. Ma arvan, et Eesti tulevik seisneb valikutes. Kalev saabus Põhjakotka seljas Eestisse. Sai Viru randa tuli, rajas siia riigi, sai esimeseks valitsejaks. Tema vennad, üks läks Venemaale, hakkas kaupmeheks, teine läks Turjamaale, sai sõjameheks. Kõik nad otsustasid, mida nad teevad.
ja ma arvan, et Eestil on ka võimalus otsustada päris palju, mida meie soovime teha. Pakun siin välja 3 stsenaariumit ja vaatame, kuhu suunas siis me liikumas oleme. Esimene on julge hundi rinderasvane, see on selline aktiivse tegutsemise ja kasvamise stsenaarium, kus me õpime, teeme vigu, kasutame AI-d, võtame riske, läheme kaasa Euroopaga, kes aktiivselt toetab tööstust, otsib potentsiaalikaid ettevõtteid ja loob nende jaoks keskkonna. Võib-olla taastame ettevõtte tulumaksu, sellepärast, et kuskilt see raha peab ju tulema selleks, et ettevõtteid toetada. Ja võib-olla on isegi loogiline, et need ettevõtted, kes saavad investeerimiseks toetust ja pärast on kasumlikud, panustavad see Eesti majandusse ka tagasi, sest et see keskkond on ju olnud soodne nende jaoks. See tähendab igapäevast õppimist, see tähendab pingutamist, see tähendab muutust, see tähendab seda, et osad ettevõtted õnnestuvad, osad ettevõtted ei õnnestu, tähendab seda, et inimesed peavad liikuma töökohtade vahel märksa rohkem. See võib olla natukene ebamugav, see on võib-olla selline maailm, kus osad jõuavad kaugemale kui teised, mis tekitab sellist sotsiaalset pinget natukene ja suuremat vajadust riigi sekkumise järgi, sellepärast, et selle riski võtmise tulemusena me kasvame, aga need, kes ei õnnestu, ei tähenda seda, et nad on midagi valesti teinud. Nii et selline kindlustamine, ühiskonna kindlustamine ja sellega riski võtmise julgustamine võib olla täiesti asjakohane. Teine stsenaarium on niisugune vinduv elu ja kaasajooksmine, kus siis see Kalevipoeg ja teised jooksevad küll ühes suunas, aga see pilk on natukene tühi ja me ei ole päris kindlad, kuhu ja miks me jookseme. Nii kuidas me rohepöördega liigume edasi, otsustame, et meil on väga palju tuuleenergiat vaja, algatame planeeringud, müüme maad selle jaoks, et meretuuleparke püsti panna ja siis ütleme, et me siiski seda toetusmeedet, mida me lubasime välja töötada, siiski ei tee ja vaatame edasi, mis saama hakkab. Nii et see Eesti ootamine, kus just nagu tegutsetakse, aga siis ei jõuta kuhugi, on just nagu näitamas aktiivsust, kogu aeg tehakse midagi, aga tulemusi on vähe. Ja seda armastust, mis selle töötamisega pidi kaasa tulema, seda keegi ei näe. See on selline maailm, kus inimesed teevad pikki tööpäevi, aga ega nad eluga rahul ei ole päriselt, sellepärast, et see õige õnnelikkus tuleb sellest, kui midagi õnnestub. Kui oled midagi hästi teinud, kui oled vähemalt proovinud rohkem selle esimese stsenaariumi mõttes. Küll aga, kuna neid muutuseid on vähem ja on selline rahulolu võib-olla suurem, siis inimeste elu on natukene kergem. Ja 3. stsenaarium on selline, kus me kardame ja taandume, kus me oleme ennast veendunud, et Venemaa on meile ohtlik, USA ei tule appi, Euroopa on tagurlik piirkond ja meist ei sõltu siin suurt midagi. Ega Eestis ongi ebakindel elada, suuri investeeringuid ei ole mõtet teha, sellepärast, et mine tea, mis siin juhtuma hakkab, lapsi kasvatada on ka kahtlane ja nii me veename ennast selles, et see, kes kannatab, see ka kaua elab ja me oleme õnnelikud selles maailmas. Saame alati öelda, et keegi teine on süüdi selles, mis parasjagu maailmas toimumas, mis meie elus toimumas on. Ja elu on kõigile enam-vähem ühtemoodi vilet, sellepärast, et ei ole väga palju neid, kes edasi jõuaks. Ja need, kes edasi jõuavad, need väga palju ei räägi sellest, sest et see on natukene piinlik. Mul on tunne, et Eesti liigub kõige rohkem praegu teise stsenaariumi raames, kus proovitakse asju teha, aga ei julgeta neid lõpuni teha, aga oht on langeda sinna 3. maailma. Ja kogu aeg räägime sellest, et mis oleks siis elu, kui me oleksime seal esimeses maailmas. Ma arvan, et tsiteerides ühte Eesti telesaadet, valik on sinu. Kokkuvõtvalt, Eesti majandus on taastumas ja see aasta tõotab tulla parem kui eelmine ja hoolimata sellest kõik, mis Lähis-Idas toimumas on potentsiaal selleks olemas just Eestist tulenevate tegurite tõttu. Just sellepärast, et meil on rohkem raha kulutada poes ja riigikaitsekulutused kasvavad, mis tõstab kogu nõudlust. Hinnatõus
raugeb, sellepärast et maksutõuse ei ole, aga riskid on ülespoole. Et kõik see, mis Lähis-Idas toimub, võib olukorda halvendada. Aga pigem praegu ei ole õige hetk hakata hindu ülespoole kergitama, sellepärast et midagi võib juhtuda, ootame ära, mis seal saamas on. Need, kes teenivad üle mediaanpalga, nende ostujõud sel aastal paraneb ja mõnes mõttes tasub see raha poodi viia selleks, et Eesti majandus saaks kasvada. Tööpuudus on selline kahe teraga mõõk, sellepärast et ühelt poolt me just tahame seda, et tööpuudus oleks madal, aga teiselt poolt selleks, et ettevõtted saaksid areneda, kasvada, neil oleks need õiged töötajad ja õige hulk töötajaid, on vaja vabaneda osadest töötajatest. Selles muutuvas maailmas on vaja kohaneda ja liigutada tööjõudu ja inimestel on vaja liikuda, nii et selline ülemineku tööpuudus võib olla päris positiivne ka antud kontekstis. Kinnisvaraturg võiks jätkuda elavnemise kursil, sellist suurt buumi ei peaks tulema, aga väike hinnatõus, mis oleks palgakasvust väiksem, oleks võib-olla isegi Eesti majanduse ja kinnisvara jaoks tervislik ning majanduskasvu potentsiaal, millest palju on juttu, on ta siin meil 1, 2 või 3%, ma arvan, sõltub eelkõige meie endi valikutest. Aitäh teile!